Lugupeetud sõbrapäevast ja maailma mesist osavõtjad. Pidupäev meie nimega sõbrapäev sai arvatavasti alguse Vana-Rooma puhastusriitusest, mida tähistati 15. veebruaril. See tähtpäev usuti olevat seotud ka Vana-Kreeka Arkaadia Lykaia pühaga. Aastal 350 pühendati see päev Märter Valentiinusele ja sellest sai ka Valentini nimepäev. Üritust nimega Maailmamess hakati Eestis pidama 20 aastat tagasi. Sel päeval on rõhutatud keskkonnakaitse vajadust ja pakutud külastajatele alternatiivseid ravivahendeid ja mõtteid. Maailmamessid on kandnud nimesid nagu tagasipöördumine looduse juurde, unustatud tehnoloogiad loodussõbralikuks kasutamiseks, eluterve Eesti, maa meie eluõnne ja ohtude allikas, olla või mitte olla, kas Eesti rahval on tulevik, maa roheline talvik, energia meis endis ja meie ümber. Kuigi me võib-olla ei ulatu, ma laulan esimese korra. Kas me saame ringi teha järsku? Võib-olla isegi saame. Proovime siit poolt. Ma hakkan pihta. Laulan alguses teile ette ja siis tuleme ka kõik ühes koos. Tõstame selle ürituse kõrgemale. Rikastame seda üritust. Kalli, 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 kalli. Ja nüüd kõik koos. Kalli, 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 Me oleme kõik üksteisele kallid
Sina oled mina olen sina. Ja nii me saame oma rahvast ja riiki hoida. Maailma toetab seda. Aitäh! Armas rahvas, soovin teile head sõbrapäeva. Armas rahvas, kes te täna tulnud siia maailma, tahab oma kalleid kuulda ja anda armastust, et seda kaasa viia ning oma sõpradele lahkelt jagada. Nagu te programmist lugesite, meile esineb ettekandega meie tuntud zooloog Turovski. See on loomulikult toitumiskäitumine. Kas loomulikult on väga hea lastele seletada seda põhimõtet, esitades küsimuse, kas teile pitsad ja hamburgerid meeldivad? Lapsed ütlevad, jaa! Järgmine küsimus, kas teie pitsad ja hamburgerid kunagi hakkasid teil vihaselt vastu? Lapsed naeravad ja saavad kohe asjast aru. See ei ole veel täis kevade arktilise looma jaoks, aga kliima on ideaalselt soovib. Selleks, et väga palju väga erinevaid liike, lõppest pärit liike, mägedest pärit liike ja loomulikult arktilist pärit liike. Mõnusat sõbrapäeva teile. Ma nüüd peale jooksma. Aitäh! Tähelepanu, koeraga siia majja tulla ei tohi, kuid ma ütlesin valvele, et Sulfa tahab oma peremehe kaudu kõikidele siin olijatele soovida head sõbrapäeva. Ja siis meid juba. Kristjan Kaistor Kuustaini esinemine ilusa nimega Rõõm teeb tuld. Ma panin plaadi nimeks Rõõm teeb tuld. Sellepärast, et see on üks kõige lihtsam vahend, kuidas tuld saada minu meelest. Lugu, mille nimi on Lumeinglid, sündinud ühes kokkusaamiste olukorras, ühes laagris. Ja see on selline kaasava juhtimise laager. See toimub Alampedja looduskaitsealal Palupõhja külas. Seal on siis Eesti Looduse Fondi ja Loodusseltsi Kotkas ühistegevusena selline looduskool, Palupõhja looduskool. Ja oli hästi külm päev, oli teine päev, 23 kraadi külma. Ja siis me kogu selle kundiga läksime Emajõe jää peale. Kõndisime ja siis loomulikult juba jooksime, siis ühel hetkel tegime lumeingleid ja kõige tipuks oli meil kaasas suur karvane malamoodi koer. Et siis, kui me tegime sellist inimpuhja, siis tema oli selle puhja otsas. Ja siis sellest ühisest olemisest sündis see laul.
või läid jälle ära, kelle jaoks me jookseme. Ja siis unustage neid ilusaid keeli, mis meie maal veel elus on. Ilusad päev ja tulge plaatust. Esimene suur tänu. Rein Ratas on meil tegelikult maailmamesside veteran, alati esinenud ja ta tuli ka praegu, kuigi matkustel on ees, tuli siia. Me anname talle nüüd 15 minutiks sõna, et ta meil oma sõnum edastaks ja siis täname teda ja laseme tal lahkuda olulisemale sündmusele. Hei, arukas. Meie, Eesti, ei vaja ainult mereseadust, mida meil siiani ei ole, vaid me vajame ka mereriigile omast tegevusväljundit. Ja küllap need paremad päevad meile, meie rahvale, meie riigile on veel ees. Ja kindlasti on oma panuse andnud ka maaema ürituste juba aastakümnete pikkune praktika ja kogemus. Ja tänasel päeval tahaks nii väga lõpetada oma jutu suure apostli ja filosoofi Pauluse sõna. Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin ja mul ei oleks armastus, siis oleksin mina vask, mis huriseb ja kelluke, mis heliseb. Aga nüüd jäävad usk, lootus ja armastus ja suurim neist on armastus. Mingu hästi. Terveks vaid kütke, mis hoidmas edasi nuver. Neid kütkeille mitte ma ei lõika, sest nii on hingagi. Keeles seiklevad viiused, olguubis toda alati lõi, või peiku ennast opistab. See rent oli sinemine, mis hoiab sind päeval ja ööl. Lõikab läbi kütked, millesse satud sa teed. Ta jätab terveks vaid mas vedab sinu ööl. Neid kütkeid läbi tema ei lõi. On
tänada Tallinna kesklinna valitsust. Ilma tema abita meie poleks saanud käesolevat üritust korraldada. Suur tänu. Mul on tänusõnad Aimar Laksbergile ja selles osas ma tahan teda tänada, et tema mind toetas selle mõttega, et ühendada maailma messid sõbrapäevaks. Ja mul on tõeliselt hea veel, et me täna siin saame kallistada. Kallistagem kõik üksteist. Olge sõbrad, saame elu kokku. Kas või vähemalt aasta pärast. Ma arvan, mina kui üks selle pildireaalselt kokkupanijaid, võib-olla paar sõna kommentaarid. Tuleks vist alustada telelegend Mati Talviku sõnadega, kes ütles, et saade ei saa kunagi valmis, saade läheb eetrisse. Täpselt selle filmiga samamoodi. See pildirida sai valmis 14 tundi tagasi ja just sellisena, nagu ta valmis tahtis saada. See on nüüd sisuliselt 10 erineva operaatori 20 aasta hobi korras üles võetud materjal, mida on nii mitmeid sadu tunde, et me ei ole suutnud isegi 100 tunni täpsusega veel seda materjali hinnata, palju seda on. Sellepärast me võtsimegi praegu selle väiksema ülesande ja võtsime üles siia filmi nii-öelda selle messi melu. Aga kõik selle sõnalise osa, konverentsi osa, see lihtsalt osutus meie jaoks praegu liiga suureks tükiks, et see läbi järada. Ja me omavahel oleme võtnud siis nüüd nagu kohustuse, et järgmiseks aastaks sööme läbi ka siis selle sõnalise osa. Kokku lüüa head sõbrapäeva. Nüüd on see hetk käes. Tänan sind selle eest. Tere kõigile! Tervitan kõiki, kes on täna siia maaemapäevale, maaemamessile tulnud. Ja loomulikult ilusat sõbrapäeva kõigile. Et täna on siis see päev, kus muidugi tegelikult iga päev peaks olema see päev, kus öelda oma kallitele sõpradele, lähedastele inimestele, et kui kallid nad meil on. Nii et selleks ei pea olema ainult üks päev aastas. Mu meenus mägede taha. See on Kaplinski sõnadele ja Tuksoni Niisile, üks minu lemmiklugudest, mis kuidagi võtab hästi kokku selle ilusa maaema, Eestimaa aastaajad. Mu meel unus mägede taha, uni mu silmile mõjus. Kuulata ja öögada
selja taha jääb maid ja kevadel pea järgmine suvi. Koju tagasi lendab unistus, rännust väsinud valge tuvi. Koju tagasi lendab unistus, rännust väsinud valge tuvi. Mu meel unus mägede taha, hääuni mu silmile valus. Hellad heliseb kodukiriku kell, pehmes jõuluõlle sajus. Hellad heliseb kodukiriku kell, pehmes jõuluõlle sajus. Kes on täitsa omas elemendis elab. Tema elab ilma külmas majas elab ka, minu kõrval naabrimajad. Ma tänava kutsusin. Tema on üks täitsa ehe liitel. Ma olen neid teinud Siberis ja Vaalid. Ma tahan sulle öelda, et nii suure hinge, seda pead sa ise nägema. Aga kas ma peaks nüüd võtma lusika ka niimoodi? Välja siit ei enam saa. Maaema messi austuseks ütlen seda, et see kõige esimene väljatulek üleüldse, kui see mahevili oli käes, ja mis sa sellega teed, no ja siis. Ja siis oligi siis esimene maaema mess ja teine, kus me siis tegime neid idusid ja helbeid ja lugusid ja siis me saime 5 krooni kilost, see oli müstika. Midagi sellist vapustavad ja siis me niimoodi entusiasmist nõretasime, kui me koju läksime ja käisime veel mingisuguses kohas söömas ja lubasime endale kenad praed ja puha, nii et selles suhtes see maailma messil on tõsiselt väga soe koht sellises olemises üldse. Ma tahan rääkida vastanditest ja vastandite ühtsusest. Vastandid ja vastuolud on ühiskonnas paratamatud, nad pigem täiendavad üksteist, kui võitlevad üksteisega, kuid võivad ka teatud tingimustes välistada. Ja valik aga ka peale Jumala oli veel kurat, kes ilmus mao näol ja tegi selgeks Eevale, et uudishimu äratas ta üles, et proovi maitsta seda keelatud puuvilja. Ja muidugi kogu inimkond nüüd on
pattudes, mida ta peab lunastama ja otsima neid lunastamise võimalusi. Vana indiaanlane, indiaani pealik seletas oma pojale, et minus võitlevad 2 hunti. Üks on hea ja armastav hunt ja teine on kuri ja vihkav hunt. Ja et nad võitlevad pidevalt ja ägedalt. Ja poeg küsis, et kumb võidab. Ta ütles, võidab see, keda ma toidan. Hea meel on, et sõbrapäeva maaema sellele messipäevale on tulnud inimesed mitte ainult saama haridust, vaid pakkuma ka rõõmu ja sõbralikku silmarõõmu nii oma toodetega kui ka nende kohtadega, kus nad müüsid. Ei olnud lihtsalt tuldud niimoodi, et pannakse kaup välja ja ostke ja ma räägin juurde ka veel, vaid tõesti sõbrapäevalikult olid kaunistatud ja muidugi sõbrapäevaga seoses ka toodangud, nii et 2 grupis toimub meil niisugune ilus stereo autasustamine. Mis on, kui olles koos, meil õnnekandel on romantika. See on romantika, mu unetute öönena. Ei vaikida ka siis, kui päiksegi taas kutseb paun. See on romantika, mis kordumatu hetkinu ja südamesse näeb nii siiras kui salasoov. Ta mõtlik muusika on jäävalt köitnud mind ning 2 käega ma nüüd hoian õnne ja sind, mis on, kui olles koos meil hellituse vilku too ja päevadega see jääb saatma meid, kui sa tahad. See on romantika, ma tean.
ikka on jäävad köitnud mind ning vahel määrama. Nüüd hoian õnne ja sind, mis on, kui olles koos. Neid helituse pilku ja peagi saad tundma meid kui sõber hea.